mina olen kogu aeg nagu seda meelt olnud, seda teavad ilmselt kõik, et ma olen selline luumanist olnud kogu aeg, ma ei ole, paraku olen proovinud küll leida igalt poolt paremaid kohtumenetlusseletusi, aga minu meelest see, kuidas Luumann seda menetlust kui niisugust on ikkagi iseloomustanud sotsioloogi pilguga, no see on minu meelest ületamatu. Ehk siis ma arvan seda, et menetlused ongi ühiskonnas sellised imelikud värgid, umbes nagu lepingud, mis on mõeldud ühiskonna napi ressursi jagamiseks. Ja konkreetselt kohtumenetlus siis ongi niimoodi, et üldiselt siis inimesed kahjuks vaidlevad omavahel, nad ei suuda kokkuleppele jõuda ja kui nad ei suuda, kahjuks, kui nad ei suuda, siis nad lähevad kohtusse ja ega siis nüüd ilmaasjata see kohus pole siia kutsutud. Need on keerukad vaidlused, neid ei ole lihtne lahendada. Aga kohus menetledes peab selle asja ära tegema. Ja see menetlus lühidalt öeldes siis seal on omad reeglid, neid on terve rida, ma ei hakka siin peatuma, põhimõtteliselt on see, et sa pead siis kaasama, ära kuulama pooled ja lõpuks sa pead enda seisukoha argumenteerima, põhjendama. Ja veel see kõik peab tähendama, et põhimõtteliselt ühiskond peab olema sellega nõus sellise mänguga. Sellise mänguga, et kui enne ei ole toime tuldud inimest omavahel, siis ei ole muud varianti, kui keegi kolmas sõltumatu ütleb, kuidas värk jääb. Ehk siis jah, kohtumenetlused on nagu selliseks asjaks loodud, et nappi ressurssi jagada. Aga kriminaalmenetlusega on lugu selline, et kui küsida, mis siin napp ressurss on, see on selline keerukam teema, julgen väita, et lihtsalt kuritegu on ilmselt kõige suurem põhiõiguste riive üldse, mis võimalik on, ja kui kuriteo tunnused on olemas, siis tuleb kuidagi ühiskonnas tegeleda sellega, vaadata kõigepealt seda, kas see kuritegu tegelikult pandi toime, kas kõik need kuriteo tunnused, mida seadusandja kirjutab, on olemas, ja siis tegu nagu õiguslikult paika panna ja pärast öelda, milline võiks see karistus olla. Et arvan seda, et kui lõppkokkuvõttes, kui menetlus on kuidagi lõppenud, ta võib lõppeda erineval moel, me saame ikka põhimõtteliselt väita, et õigusrahu on päral, võimalikul parimal viisil, see on kõik. Rohkem mina ei suuda nagu nõuda, ega ma ei ole ka aru saanud, ma suudaks kohtunikuna anda selle asja lahendamiseks.